Oskar Loorits pagulaskodude kasvatusmuresid. Nagu kõrge isikuväärtusega massiinimese tüübile vastukaaluks tuleb hoiatada kasvavat noort Tegelinski tüübi võrgutusest. Niisama tuleb vaimu suuruselle vastandina hoiatada laskumisest keskpärasusse, mis on üks elutühjuse troostitumad väljendajad kultuuripildis niisama nagu sügisene hall hämarus meie looduspildis. Kultuuri languse ja nürimeelsuse sügishämarust ilmestab just vaimse rõskuse dekadents ja hingelise tuimusapaatia udu, mis valgub laiali neist kodudest, kes lauliku sõnade järgi põlnevad oma juurteta mädasom ülkast. Šveitsi psühholoog Jung nimetab tänapäeva üldist neurootilist moehaigust hingeliseks kodutuseks, mille lähtekohaks ongi juurteta teadvus. Juurteta teadvuse kasvatajaiks on need keskpärasuse kodud, kust nokitsevad päevast päeva ja peost suhu kuidagiviisi ära olla. Hingitseda ja elutseda, vegeteerida ja väliselt nagu eksisteerida ilma kõrgemate sihtide ja eesmärkideta. Ilma ülevamate ideede ja ideaalideta ja isegi ilma ise teadvama enda maksmapanu tungita olla midagi enamat, suuremat ja väärtuslikumat või vähemalt võimsamatki kas majanduslikult, sotsiaalselt või poliitiliselt. Vaevalt selliseid kodusid meil üldse paljut leidub, vaid paguluses kogeme eriti selgelt sootu vastupidist. Meie kodune kultuurijanu on nii tugev, et see otse neelab emakeelset trükisõna ja võimaldab kirjastustegevust, mis teeb au mõnelegi väikerahvale ainult kui kauaks. Kuid ühtlasi kogeme, et meie kodude vaimne tase on ka küllalt nõnda kõrge, et see suhtub üsna arvustavalt just meie trükisõna keskpärasusesse. Tellitavaks kuuraamatuks ei kõlba igasugu kerge ajaviide, vaid mida enam loetakse võõrkeelset kirjandust, seda kõrgemad nõuded asetatakse emakeelsele. Startida võivad paljud uued näod, kuid läbi löövad vähesed. See kehtib mitte ainult kirjanduses, vaid ka kunstis ja muudel vaimuelu aladel, kus ilmetu keskpärasus küll kõikjal laiutama tükib, kuid seal samas ka kängub oma steriilsusesse. Keskpärane kooli või kirikuõpetaja ja rahvajuht põrkab samasuguselle hädaohule, et ta kaotab nõudlikuma seljataguse. Keskpäraste hingesugulaste hulgas võidakse küll pooldajaid ja koguni austajaid leida, kuid nende hulgas kasvatatakse ja haritakse kah ainult omataoliste keskpärasust, mis meie elu ei aita ega aita veel välja madal rõhkkonna needusest vaimuhariduse päikesekülluse kätte. Lauliku sõnadega on juba mägede harjadel kumamas koit ning iga lastevanema ja kooliõpetaja, iga noortejuhi ja rahvakasvataja pühaks kohuseks on sisendada igasse mudilasse ja vormuvasse noorde hingeigatsust koidukuma järele ning tungi kõrguste poole, järele jätmatut, allaandmatut ja vastustamatut tungi keskpärasuse hämarusest vaimuhariduse päikese kiirte kätte jõuda. Keskpärasusest välja ja üleulatumine on kasvatuspsühholoogiliselt üks keerukamaid probleeme, eriti selliseis kodudes, kus vanemate vaimne tase on liig erinev, kus lapsed harjuvad vastuoludega spekuleerima ja kus kõrgem tase ei pääsegi maksvuselle laste huvisid, arrastusi ja päritud andekust loomingulle suunama. Ebavõrdsete vanemate juures juhtub seda sageli,
et halvem kasvataja sunnib paremale peale vastu selle enda tahet selliseid reguleerivaid ja teise poole räpakust vähegi pareerivaid võtteid, mis moonutavad just väärtuslikuma poole laste silmis antipaatseks ja tekitavad neis mulje, nagu oleks nõudlikum kasvataja väiklaselt vali või koguni julmuseni kuri, vastikuseni põikpäine või nõtruseni põrund mõistusega. Aga paljud lapsed ei aimagi, kuidas nad tapavad südamepiinadesse omaendi vanemaid selliste väärade hinnangutega. Igatahes peab kasvav isiksus võimalikult varem selguselle jõudma, et kooliharidusest üksi ei piisa veel vaimuhariduseks ja et kooli lõputunnistus üksi ei tee veel kedagi loovaks kultuuriisiksuseks. Iseseisvat Eestit ähvardas ühe vahe koguni haritlaste üleproduktsioon, millega käsikäes sammus aga väärtustaseme langus. Taseme kõrgust ei kindlusta haritlaste rohkus, vaid nende selektsioon, mis peab olema rajatud sisulisele kvalifikatsioonile, aga mitte vormilisele organisatsiooni kuuluvusele ega kurikuulsale kambakraatiale, mis kiskus Eesti haritluskonna taset saatuslikult alla. Nii et okupatsiooni aastail me ei pääsnud kurbadest tulemustest. Kindla isiku kultuuriga massiinimesed ei teinud Eesti nimele häbi. Küll aga nii mõnedki oma kamba haritlased, kes sööndasid astuda näiteks isegi võõra võimu nuhkideks. Kasvatuspsühholoogiliselt ei tohitaks ühegi lapse arengut madalatasemelise miljööga pidurdada, nagu seda kahjuks liigsageli juhtub. Igas lapses võib peituda suur vaim, keda on vaja avastada, aga mitte matta. Igas lapses leidub palju häid omadusi, mida on vaja edutada, aga mitte halvata. Igasse lapsesse on vaja istutada enesekindlat tahet ja tungi, pääseda täiskasvanute paremikku, aga mitte takerduda elu kõrvalkujuks ehk niinimetatud marginaalinimeseks, kes lõppude lõpuks ei tunne enam tarvidust ega mingit tahetki olla parem. Erilise kategooria moodustavad niinimetatud kurikaldavustega lapsed. Nende intelligents on sageli alla keskmise, mispärast neil maailmaelu üldse ja normaalse suhtlemise probleemid eriti on raskemad mõista. Samuti moraaliprintsiibid. Neis näikse pakitsevad palju emotsionaalset ebastabiilsust.
Neil pole küllaldast huvi kirjasõna ja muu teoreetilise õppimise vastu, küll aga praktilise tegevuse suunas. Sellepärast nad tarvitsevad teistsugust kohtlemist. Sundimine raamatute vastumeelsele tuupimisele võib saada kergesti tõukejõuks, mis kallutabki neid nii ütelda oma algatuse korras. Ülepakkuvate pildiseeriate, kinovilmide, tänavakaaslaste, kuritegevuse või alguses õigemini küll ainult kurikalduvuse radadelle. Samasugust ettevaatust õpetamises ja elureeglite kujundamises vajatakse nõrgema arenguga laste puhul, keda ei tohita koormata liiaks kõrgele asetatud elusihtidega, mida nad ei jaksa taibata, ammugi mitte omistada. Lapse mõtteviis baseerub veel täielikult konkretismile, mida abstraktsioone tal on raske jälgida. Või ta muudab needki konkreetseiks. Lapse mõtete ja kujutelmade maailm on realistlik. Isegi loomajutte ja muid fantaasialugusid laps tunnetab reaalsetena. Sellepärast ei saa eluideaale ega põhimõtteid lapsele liigvara abstraheerida, vaid parem on mõjustada ta teadvust konkreetsete näidete ja järeldustega õpetlikest juttudest ehk mõistukõnedest, kus dualistlikult vastakad tegelased, teod ja tulemused haaravad lapse tundeelu palju tugevamalt kui teoreetilised targutused heast ja halvast. Ameerika närviarstid väidavad, et tegelikkuses teostamatute eluideaalide taotelu on ka normaalse hingelise arengu juures üks neurooside tekitajaid ja soovitavad sellepärast kasvatajaile laste sihtide asteastmelist tõstmist ning avardamist ühelt konkreetselt saavutuselt teise ja järjest suurema saavutuse võitmiseks. Neuroosi põhjustab sisemine konflikt otsustamisel, kas katsetada pingutuse ja hüppega seatud sihi saavutamiseks või mitte. Kui lapsel ei jätku otsustusvõimet, siis kasvataja kohuseks on julgustada last ja hõlbustada teda äpardunud katse uuesti algatamiseks, mitte aga mõnitada või karistada katse nurjumisel. Selliselle karistuselle reageeritakse primitiivselt ja kui karistus stereotüüpseks muutub, ei muuda laps oma käitumist ka siis enam naljalt, kui eeldused katse õnnestumiseks taas sobivaiks paraneksid. Karistus ega hurjutamine ei aita neurooside ravimiseks, vaid alateadvuses kääriva hirmu, süü, viha, depressiooni, kadeduse ja muude hinge lämmatavate tungide maha reageerimist on vaja soodustada nii hädaohutuks, et see lapsele ei tekitaks uusi valusid ega haavu hinges põdeda. Pagulaskodu soodustab neurooside tekkimist lastes seda enam, mida kauemini jätkub seal vanemate endi närvilikkus. Ei ole tõepoolest kerge sellise pagulasena töökoorem, kes peab kodunt eemal väljas leiba teenima, siis hilja koju jõudes toitu muretsema ja valmistama, korterit koristama, pesu pesema, riideid parandama ja kõigele lisaks veel lapsi kasvatama. Paratamatult võib ema tuju ja enesekontroll langeda mõnikord pahanduseks ja nurinaks, lohakuse või ulakuse üle. Liiatu kui lapsed ei ole täitnud ema korraldusi, vaid seevastu mänguos on ajanud toa sassi ja tolmama, lõhkunud mõne nõu või kiskunud puruks riidetüki. Kuid laps ei ole psühholoogiliselt vana inimese miniatüür. Pole mitte ainult vähendatud mõõdus täiskasvanu, vaid osalt hoopis erineva vaimse struktuuriga. Lapsel on vana inimesest tunduvalt erineva ilmega hingeelu ja mõtteviis. Poisil ja tüdrukul kah veel üsna erinev, nagu hiljem mehel ja naiselgi. Lapsel on mäng vajaduseks niisama nagu hullamine ja mürgeldamine. Et reageerida välja oma motoorseid tunge, mida ükski keeld ei suuda halvata, vaid mida tuleb lapsele
vastutulelikult võimaldada. Kui lapsed pööravad toa mänguhoos pahupidi, siis ei paranda olukorda selle üle kurjustamine, vaid kasvataja ise seisab siin valiku ees. Kas kohustada lapsi tuba taas korrastama või teha seda ise, pahura turtsumise ja haavund hädaldamisega laste aadressil. Mõttetus on pahandada ja kurjustada lapsega päevast päeva ja koguni aastast aastasse, millega last just ärritataksegi järjest närvilisemaks ning süvendatakse ta opositsiooni vaimu kuni õeluse ja kiusuni. Kuid lausa meeletus on, kui pahandaja ja kurjustaja seejuures ise puha korda seab, ära teeb ja parandab, selle asemel, et last koristama ja korraldama trillida. Ka katki lõhkumist tuleb võtta kui laste konkreetse mängumaailma paratamatust. Kuid vaja on osata rakendada lapsi appi kohendama, mis võimalik. Vaja on treenida lapsi järjekindlalt ennast ja oma riideid kui ka jalanõusid puhastama, oma voodit, lauda, kappi ja tuba korraldama, söögilauda katma, koristama ja sööginõusid pesema, toitu poest tooma ja toidu valmistamist abistama, kellaaegu täpselt jälgima, koolitööd ette valmistama, nööpe õmblema, riideid parandama, tööriistade kasutamist harjutama, oma mängu ja kooli asju korras hoidma, võetud asju õigele kohale tagasi asetama ja nii edasi. Lapsele jääb vahelduseks ka küllalt veel aega mängida. Ette ja taha kõik ise ära tegev ema ei kasvata lastesse ranget distsipliini ega sihiteadlikku tahtejõudu. Saati siis nobedat virkust, tarmukat hoolsust või enesekindlat initsiatiivi. Karakteroloogiliselt on normaalne, et iga laps tahab olla aina parem ja tunneb otse tarvidust järjest suurema kiituse ja sõpruse võitmiseks. Laps tahab aina enamat osata ja võimalikult parimat teha. Sellist normaalset last ei leidu, kes ise tahaks päriselt alati ja ainult halb olla ja halba teha. Aga ikka tullakse last õpetama või koguni manitsema. Tehku seda, ärgu tehku toda, olgu nii ja ärgu olgu naa. Või tullakse valjult keelma, ei tohi. Kuid lapses pakitseb maast madalas seesama omaalgatuse ja isetegevuse tung, mida vanadelle eriti suureks kiituseks ja vooruseks omistatakse. Ka laste omaalgatust ei sobi tõkestada, vaid seda osata kui positiivseks suunata. Iga laps tahab ju ometi ise õppida, mida teha ja mida mitte. Iga laps tahab ise otsustada, kuidas olla ja kuidas mitte. Iga laps tahab ise hinnata, mis on õige ja hea, mis on vale ja väär. Ise katsudes ja otsides laps tahab leida ja valida. Laps ise tahab saavutada oma eetilised normid ja seisukohad. Tahab määrata oma hinnangud ja otsused. Last on vaja harjutada oma pead orienteeruma. Ise oma otsusi tegema ja ise reguleerima oma tegevust, kuid seda seiraku valikontroll, et laps oma pead mõtlemist ja teotsemist jonni ja isekuse maski varju ei peidaks, mis lõpeb pahatihti koduse distsipliini kas salajase või väljakutsuvalt avaliku ignoreerimisega. Kõige parem lapse sõber ongi selline kaudselt kasvataja, kes oskab lapsele oma tahet ja soove nii serveerida, et laps ei tunne end käsu ega keelu kammitsaisse kütkestatuna, vaid võib teotseda ja väljenduda otse kui oma algatuse vabaduses ja õige valiku innustuses. Lapsele parimat vabadustunnet kindlustab selline kodu, kus ta ei tarvitse karta pahandamist ega vastuseisu oma algatusinnule ja fantaasiarikkuse puistamise hoogudelle, vaid kus ta kogu aja võib pöörduda vanemate, kasvatajate ja mängukaaslaste poole, mitte kui kardetavate või vaenulike vastaste, vaid kui liitlaste, abimeeste ning nõuandjate poole, keda ühendavad samad huvid, arusaamad ja harrastused.
Laps tunneb naudingut mitte ainult mänguasjade, vaid ka igasugu tööriistade käsitamisest, mis tõstab ta enesetunnet. Vaata, mida väike juba oskab. Ega kõike mõttelennust kohe selgeks saagi, vaid palju tuleb fantaasias kaaluda ja mängus proovida. Palju tuleb eksida ja kahjatseda, valesammude ja väärade otsuste pärast. Aga vaevalt leidub last, kes ei jaksaks korduvalt katsetada või kes ei tahaks omaette õppida ja harjutada. Hea oleks, kui laps saaks äpardumiste puhul just lohutavat ja lepitavat abi ja nõu, mis rahustaks ja julgustaks teda jätkama oma kogemuste kogumist. Aga lapse tuju võtab ära, kui temaga eemale tõrjuvalt tõreldakse ja halvustavalt alisetakse. Ära sega, mul pole aega. Mis sa uupi jamad, ega sa nagunii hakkama ei saa. Jäta järgi, su pea ei jaga midagi. Ära ei jora, oled täitsa ogar. Kui sa veel ükskord seda teed, siis ma sulle alles kõrvetan. Intelligentne kasvataja ei tohi ähvardada uupi. Kui sa veel ükskord, siis ma löön su lömaks. Selline ähvardus lööb pigem lömaks kogu koduse kasvatuse sugestiivse sisejõu. Küll lapsele on liitlast vaja. Nagu rõkkav rõõm otsib jagamist kaaslastega, nii ka kõik uued mõtted ja teod, katsed ja kogemused vajavad puistamist neile, keda usaldatakse kui lähimaid sõpru. Last kõditab tung sisse elada võõrasse ja tundmatusse. Tundmatusse maailma, avastada uut, leiutada veelgi uuemat ja tunda siis kõigest sellest pajatades uhkust oma sisseelamisvõimest, avastamissaladusist ja leiutamiskunstist. Laps otsib endale igalt poolt liitlast ja sõpra, kellele jutustada oma tähelepanekuid, kellele pihtida oma äpardumisi, kellelt küsida ja aina jälle küsida nõu, seletust või maailma mõistatuste lahendust. Miks, kas, kuidas, kunas, kus, miks, kas, kuidas ja ikka nõnda vaheldumisi edasi. Mitte ainult küsida või usutelles intervjueerida, vaid ka jutustada ja suurustelles informeerida tahab laps alatasa. Aga küll masendab last, kui ta heatahtlike sõprade asemel kohtab enda ümber otse kui pahuraid, vastaseid ja tigedaid vaenlasi. Laps suhtub ju teistesse hästi, kuid pettumusi hakkab lapse hingedesse kogunema, kui ta märkab, et teised temasse ei suhtu alati sugugi nii hästi. Head või halvad vahekorrad olenevad vastastikusest kohtlemisest, nagu sina mulle, nõnda mina sulle. Aga kas koheldakse last alati eeskujundavalt hästi? Ega laps ise tavaliselt taha teiste vastu halb või vaenulik olla. Aga kui last halvasti koheldakse, reageerib ta kah samuti. Moodne prantsuse karakteroloogia jagabki inimesi iseloomudesse selle järele, kuidas keegi just reageerib teistele, sündmusille, välismaailma muljeile üldse. Kui siili häiritakse, tõmbub ta enesekaitseks kerra, ajab okkad sassi ja hakkab turtsuma. Kui last häiritakse, tõmbub ta enesekaitseks kössi, ajab mokad mossi ja hakkab turtsuma. Kui palju kordi iga laps peab elus turtsuvaks siiliks muutuma, kelle virilat nägu ta ise peeglist mitte vaadatagi ei taha. Aga nagu turtsuva või virriva lapse nägu virildub, nii hakkab virilaid jooni kogunema ka lapse hinge ja iseloomu. Laste huvid püsivad ühtlasemad kui laste käitumine. Mäng ühendab veel kõiki lapsi sõprade pereks, üksteise kohtlemine aga lahutab neid sageli juba ebasobivaiks vastaseiks või riidlevaiks vaenlasiks. Heatahtlik suhtumine teistesse ei tekita veel vastaseid ega riidu, kuid pahatahtlik suhtumine peletab ka liitlased ja sõbrad. Kohtlemine erineb juba sellepärast, et kõik lapsed pole ühesugused. Üks on kiirem, teine aeglasem, üks elavam, teine vagusam, üks jõulisem, teine nõrgem.
mõni otsib teiste seltsi, mõni mõistab üksi olla. Üks on rahutum kui teine, ägedam kui teine, ellatundelisem kui teine. Mõni kõneleb kärsitult, mõni ootab kannatlikult. Üks tuiskab ja tormab, teine vaatleb ja arvab. Mõni on libe, mõni kibe, mõni pehme, mõni kõva. Mõni liigub avasilmi ja tahab tegelikkust vallutada, mõni lamab kinni silmi ja eksleb fantaasia imeda ilma. Üks unustab, teine peab meeles, üks lööb hoolimatult käega, teine kahetseb või tunneb kaasa. Mõni lobiseb, mõni vaikib, mõni naerab, mõni nugrutseb. Igaüks ei ole ettevaatlik, igaüks ei oska kohe orienteeruda ega reageerida. Igaüks ei ole tähelepanelikuks ega korralikuks või hoolsaks sündinud. Kõik ei taipa sama ruttu, kõik ei distsiplineeru sama täpselt, kõik ei väljendu sama viisakalt. Kas siis kõiki lapsi saab sama kinga, kübara või aru ja südamenumbriga mõõta ja hinnata? Iseloomude erinevused inimeste vahel ei avaldu niivõrd omaduste kvaliteedis kui iseloomujoonte suhtelises proportsioonis. Sama omadust on ühel inimesel võrdlemisi enam, teisel hoomamatult vähem. Teatud kalduvusi on mõnel rohkem markeeritud kui muil. Igal inimesel on omajagu majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi, poliitilisi, kunstilisi, seltskondlikke ja nii edasi huvisid ja harrastusi. Ja isiksuse olemust või omapära võidakse punktidega summeerida. Kui palju kellelgi on näiteks eetilisi, esteetilisi, teoreetilisi, religioosseid, boheemlikke, praktilisi, ökonoomilisi ja nii edasi sugemeid. Igas inimeses pulbitseb teatud määral sigitamistungi, elatumistungi,
võimutungi ja loomingutungi, kuid inimesed erinevad üksteisest väga selle poolest, millises suhtes ja suuruses need põhitungid üksteisele seisavad. Iga indiviidi hingelaadi võidakse lahata spetsiifiliseks ja üldinimlikeks joonteks. Kusjuures isikupära määritelul nihkub raskuspunkt paratamatult just üldjoonte proportsioonide fikseerimisele. Jah, kas või apteeki kaaluga, nagu ideaalina võidakse nõuda iga indiviidi olemuse täpseks kindlaks määramiseks, kvantitatiivselt punktide järele umbes selliste skeemidega, nagu näiteks 3+4 + 2 + 5 + 1 või teiste puhul 2 + 4 + 3 + 4 + 2 ja nii edasi. USA tänapäeva viljakamaid psühholooge, Cattell, eraldab isiku ja rühmapäraseid jooned. Peale perekonna aitab süntaliteedi ühisjooni kujundada ka sotsiaalne grupp, millega intiimimalt on liitutud, ja rahvus, millesse kuulutakse ja mille kultuuri kontinuiteedist kõige õlpsamisi sisejõudu võidakse ammutada. Eriti erakordselt raskes oludes, kus võitlusi eksistentsi eest nõuab ka vaimeid ülepingutusi. Mida raskemad on kellegi perekonna olemasolu võimalused väliste tingimuste tõttu. Seal tuleks ära kasutada ja rakendada neid vaimseid jõutagavaru, mida rahvus või kultuuritervik läbi aegade on kristalliseerinud ja keele, trükisõna, heliplaadi ja nii edasi vahendusel levitab, isegi veel neisse kaugeisse perifeeriasse, kuhu kaasmaalaste jalajäljed järele ei ole jõudnud. Rahvapsühholoogia tegelebki esmajoones mitte niivõrd spetsiifiliste erijoonte ja täpsustamisega, vaid üldiste ühisjoonte ja selle niinimetatud süntaliteedi fikseerimisega läbi aegade kristalliseerunud nähtusena, kusjuures üldinimlikud jooned mitte niivõrd kvalitatiivselt kui just kvantitatiivselt erinevad väga omapäraseks kombinatsioonideks ja proportsioonideks. Muidugi ei tohita seejuures ka kvalitatiivseid vahesid alahinnata. Võtkem näiteks üldinimlik loodustunne, mis indiviidi ja grupi süntaliteedilt võib saada väga erineva tõlgitsuse erinevais klimaatilisis, meteoroloogilisis, maastikulisis ja nii edasi tingimusis. Saksa rahvapsühholoog Elvach kõneleb isegi aastaaegade ja ööpäeva vahelduse mõjust inimhingele, ka kuuvaaside ja kosmiliste rütmide mõjust. Paljud tegurid kokku põhjustavad igatahes märgatavalt erineva loodustunde arengut, näiteks tundras, laanes, stepis, kõrbes, mäestikus, saarestikus, rannikul ja nii edasi. Muidugi on suuri erinevusi ka eri rahvaste kodutundes, hõimutundes, hirmutundes ja nii edasi. Usuelus, armuelus, lõbuelus, autundes, häbitundes, sündsustundes, väärtusteadvuses, kultuuriteadvuses, iseteadvuses, kurvameelsuses, raskemeelsuses, hellameelsuses, elduses, ihnuses, kadeduses, külalislahkuses, naljanärvis, meelekindluses, egoismis, vanatismis, messianismis. Siin seisavad ees veel määratud ülesanded, mis ootavad alles läbi töötust. Võrdleva uurimise vooruseks on see õilis erutarkus, mis avardab pilku erinevusi mõistma ja õigustama. Taotelles rahvusvahelist sallivust, koostööd ja sõprust ning asetades humaansuse elu ja kultuuri ideaalide esiritte. Seda õõnestab muidugi tendentslik ja sovinistliku propaganda dikteeritud teadus, mis lähtub iseenda idealiseerimisest ja teiste sõgedalt vaenulikust alavääristamisest. Cattell on katalogiseerinud personaliteedi sektoris 16 dimensiooni ja süntaliteedi sektoris 12. Mõned dimensioonid võivad teatud sarnasust näidata mõlemas grupis. Mõned aga on olude tõttu erinevad.
Niiviisi on iga inimese kohta maakeral võimalik koostada ka psühholoogilise struktuuri vormel, mis eraldaks teda igast teisest indiviidist. Kui hinnata isiku asendit igas dimensioonis ainult 6-punktilise süsteemi järele, siis 12 dimensiooni puhul saaksime 2 miljardit erinevat isiksuse profiili. Jah, kas või rohkem maakera elanike arvust. Tegelik vajadus tüpoloogiliseks grupeerimiseks on osutunud palju vähemaks. Vellek liigitab 42 klassi, millisesse raamistikku paigutatakse mõnisada karaktervariatsiooni. Harvardi professor Sheldon on töötanud välja sellise süsteemi, mis aitab tõesti apteeki kaaluga mõõta, defineerida iga indiviidi maakeral. Prantsuse tänapäeva suurim psühholoog Senne on rühmitanud inimesed karakteroloogiliselt ainult 8 liiki. Charles Morris analüüsib 1950 Sheldoni kehatüüpide süsteemi ja leiab, et USA kultuuripilt on loodud peamiselt mesomorfse inimtüübi poolt, kes tuli Ameerikasse pioneerina. See on askeldaja, ekstrovertne, võimuahnitseja, teenistushimuline. Hiljem tekkis üldpildi mitmekesistajaeks küll ka muid inimtüüpe, kuid need ei suutnud end nii läbi lüüa, vaid jäid üldpildis enam-vähem kõrvalkujudeks, keda sageli ei mõistetud ega hinnatud. Nii näiteks peetakse Sprangeri teoreetilist inimtüüpi USA's veel siiamaani osalt õnnetuks või koguni haiglaseks. Küll aga jälgitakse USA's teatud murega usuelu kriisi tingituna sellest, et religioosset inimtüüpi asendab ikka rohkem sotsiaalne, kelle teotsemise motiivideks ei ole enam kaugeltki endine puritaanide usufanatism või ekstaas. Eesti kultuuripildi ilmestamist ärkamisajast läbi 3-4 sugupõlve õige omapäraselt kaasa on aidanud niinimetatud Tegelinski tüüp, nagu seda juba kauemat aega olen jälginud ja nagu seda koguni veel paguluse fassaaditamises selgesti edasi võidakse jälgida. Mis pärast sellist tüübist ei saada vaikides mööduda rahva ja kasvatuspsühholoogiliste analüüside puhul. Olgu võrdluseks vaid mainitud, et näiteks Soome kultuuripildis selline tüüp ei suuda tungida hädaohtlikumalt üldistuma, küll aga Läti kultuuripildis võib olla veelgi markantsemalt kui meil. Muidugi soodustavad eri ajastute erinevused elutundes ja väärtusteadvuses teatud tüüpide vahelduvat dominantsi. Ka Eesti kultuuripildi mustreid ei virildanud näiteks viikingajal Tegelinskite ülerohkus, kuigi juba tollal lokkas meie kurikuulus kambakraatia ja separatism, mis ei võimaldanud meie konsolideerunud vastupanu võõraste agressioonidele. Meie viikingaja elutunnet tõlgitseb klassikaliselt rahvalaul Neius, kes läheb metsa luude lõikama. Seal ta kohtab üht Kaleviste kamba noormest, kes tükib temalt suisa suud tahma, see tähendab tema au rikkuma. Kuid neiu võtab noatupest ja virutab sellega kallale tungija südamesse. Ja kui ta siis nuttes koju tuleb ning juhtumusest vanemaili jutustab, siis on vanemate otsus ühest suust. Ole terve, tütar noori, oma au hoidemasse, suuta koerta surmamasta. Meie orja ja kultuuripilti iseloomustab passiivne vastupanu, taandumine ja tõmbumine iseendast ja viimaste jõureservide säilitamiseks. Ka paguluses hakkavad meil teatud tunnused üldistuma. Kohanemisprotsessis võõrsil on jõudnud või jõudmas sellise staadiumini, kus inimene saab üle hulga aja võtta jälle normaalselt osa elust, tunda end uude ühiskonda sisse lülitatud liikmena ja tasakaalustada oma kõikuma löödud siseelu.
Selle ammu kipitanud nälja kustutamine absorbeerib nähtavasti aga huvi ja tähelepanu nende ideaalide vastu, millede tähiseil kodumaalt õieti ju põgenetigi. Näikse levinevat ja üldistuvat lihtsalt füsioloogiline tarvidus väike kodanliku mugavuse järele pärast pead pööritavaid uperpalja isiklikus elus ja kogu rahvusorganismis. Anormaalse psühholoogia spetsid väidavad, et ebaloomulikes oludes neurootik võib paremini vastu pidada kui mõnigi kõrgete normide järel käiv isik, kelle retseptuur elamiseks puruneb ja kes ei suuda nii hõlpsasti ümber kohaneda. Kuid kohanemine üksi ei anna kah veel küllaldast rahuldust. Mugavustungile seltsib meie tõusiklikku elutunnet iseloomustav tung võõra ümbruse taoliseks lihvuda koos kõigist tsivilisatsiooni soodustusist võrdse osa saamisega ja koguni võõrasse miljöösse vastu võtta taotelles sukeldumisega. Vana tuntud kadaklus moderniseeritud kujul. Aastate pikkused vintsutused on tekitanud alaväärsustunnet, mis otsib lahendust kindlustundest uues ümbruses ja lõpparve tegemisest kõige äpardunud minevikuga, mida ei loodeta enam ravida. Vaistlikult hoomatakse, et tuhnimine minevikus sütitab hõõgvele ärevust kuni südame närvilikuma tuksumiseni ja nõrgestab tahtejõu koondumist oleviku ja tuleviku hõlbustamiseks kas või võõrsil normaalseks muutuvas miljöös. Ja kui siis kuuldaksegi veel pagulasjuhtide sisetülidest, küll siis on hea silmakirjaks vabandavaid ettekäändeid leiutada oma lõtvumise, passiivsuse ja rahvusliku võõrdumise soliidiks motiveerimiseks. Liiati, kui tullakse rahalisi toetusi manguma või lapsi emakeelsele õpingulle kutsuma. Huvitav seejuures on Eesti kultuuripildile jällegi nii tüüpiline üksikmuster, et mõne arsti, inseneri ja nii edasi aritlaskodu vaimne tase ning meelekindlus ei seisa kõrgemal tavalise massiinimese omast. Ja majanduslikus sektoris märkame, et vaesemail on kergem ohverdada 1% oma kuu tulust rahvuslike ürituste toetamiseks kui jõukamail, sest viimaste kohusetunne ei baseeru küllalduselt põhimõttekindluselle ega kasva koos tulude suurenemisega. Mõnele olengulle või välisreisile paisatakse küll raha, aga ei tunta südametunnistuse piina kaasamaingimises eestluse hajumiselle. Sellises õhkkonnas ei piisa kahjuks enam patriootlikust paraaditsemisest vabariigi aastapäeval, suvipäevadel ja muil isamaalisel pühadel, et säilitada lapsi ustavaina eestluselle. Pigem juhtub vastupidist. Vanad veel kogunevad, lapsed aga löövad käega. Pagulaskodude lagunemisel üks olulisemaid tegureid on väärad vahekorrad vanemate ja laste vahel, mis soodustavad laste
opositsioonitamist kodule ja kõigele eestiliselle. Hirmule rajatud välispidine või teeseldud aukartus vanemate vastu puruneb kohe. Kui laps ei tarvitse enam karta, et vanemad saaksid teda karistada. Selline laps võõrdub ruttu kodust, iseseisvub ruttu, kuid vananeb ka ruttu ja kõduneb nagu taim, kes pole saanud päikesepaistet. Pagulasolud nõuavad vanemalt alatase mõistvat kannatlikkust laste kohtlemisel, et üsna kogemata neid mitte kaotada. Pettuvad lapsed oma vanemais, siis on selle tulemuseks mõnedel introvertsne endasse sulgumine. Teistel ekstrovertsne tuiskamine välja tänavalle võõrasse miljöösse. Lapsed vajavad sisemist tasakaalu samuti nagu vanemad ise. Selleks tuleb süvendada neisse usaldust ja sõprussuhteid, vanemate vastu harjumusi ja kodutunnet, armastust ja pieteeditunnet, mitte ainult omaste, vaid isegi kodu sisustuse ning asjade vastu, mis moodustavad otse kui perekonna ajaloo. Täis kuriooslikke mälestusi igasugu kukerpallitamistest, mida on tulnud ühiselt läbi elada ning aastate taustal tasakaalustada mineviku varjudest vabanenud mõnutundega. Paljud pagulasvanemad on pidanud ohverdama laste jaoks oma isiklikku elu. Isiklikku edu. Eriti kehtib see andekate emade kohta, kes ise üksinduses või ületöötuse ahnuses ei saa teostada oma kutsumust ega leia rahuldust vaimse loomingu tungile. Nende viimseks igatsuseks on innustada selleks oma lapsi. Armastaval emal on aina südamessa süttevakka, mis oma lõõmamisega tõlgitseb loomingu kontinuiteeti ühest sugupõlvest teise. Selles kätkeb ka paljude emade tegelikkuses kaotatud õnne kompensatsioon. Õnne võidakse tunda naudingust, edust ja tunnustusest, loomingust ja saavutusist, kuid õnne ülim aste on tunnetada omaenda lastes järglasi mitte ainult vere, vaid ka vaimu poolest. Tegelikult küll vähe kasvab selliseid lapsi, kes võimaldavad oma vanemaile õnne ülima astme nautimist. Kuid unistus sellest võimalusest ei lakka küdemast armastava ema või isa südames. Teame küll, et vaimsus on suurelt osalt päritav. Kuid selle õitsele pakatamiseks vajatakse põhjalikku kasvatustööd. Detailide kallal, millega paljud vanemad ei saa lihtsalt hakkama. Erinevused hingelaadis järeldavad igatahes, et lapsed juba maast madalast hakkavad rühmituma, kuidas keegi sobib ja seltsib. Nagu vanadel on tarvidus omataoliste järele, nõnda ka lastel tekib mõnikord vajadus vanadest lahku lüüa ja omataoliste kampa moodustada. Tekib laste maailm omaette, laste ühiskond oma leeride ja klassivahedega, oma vastuolude ja koostööga, oma rõõmude ja muredega, oma harrastuste, suursündmuste ja igapäevase tegevusega, läbi aastate ja aastaaegade, läbi oma maja ja naabruskonna poiste tüdrukute, läbi klasside ja koolide. See maailm ei püsi alati sama, õieti ei panda tähelegi, kui palju seal kogu aja argielu askeldusis tasapisi muutub ja vaheldub. Ühed kaaslased kaovad mujale ja teised tulevad asemelle, mis tõttu mõnikord enam kooskõla kostab ja teinekord enam ebakõlasid satub. Mängideski kerkib mõnikord enam loovaid, teinekord enam lõhkuvaid kalduvusi esile. Mõni miljöö rakendab lapsi arendavalt, teine aga ei jälgi ega reguleeri laste harrastusi. Mõnikord säravad lapsed töörõõmust ja naudivad teadmisest, et nad teevad midagi head või tarvilikku. Teinekord lapsed tunnevad isegi, et neil ei ole midagi teha ja nende aeg kaob tühjalt. Loomingu tung võib anda inimeselle elus suurimat rahuldust, kui seda juba varajasest lapsepõlvest peale harjutakse tulemusrikkalt rakendama. Lapse loomingu tung pakitseb alatises mänguoos. Kui nüüd mäng lapsele arendavalt peaks suurimat kasu saavutama, siis tuleks eriti just selle ette hoolitseda, et laps tühjalt
ega ainult ajaviiteks ei mängiks, vaid et mäng lapsele ka edu, tulemusi ja saavutusi võimaldaks. Püsivaid mälestusi ja tagantjärele õilistavaid elamusi ladestaks, teritades julgustavat tahet aina enamat saavutada. Seda püsivama ja väärtuslikuma pärandi jätab inimene oma elutööga, mida laiali ulatuslikuma ja tulemusrikkama eelkoolituse laps leiab oma loomingutungile mänguga. Mida idee vaesemaks ning algatusvõimetumaks, aga atrofeerub mängides lapse loomingutung, seda sisutumaks ja eduvaesemaks kängub inimese enda küps eluiga. See pole laste eneste määrata või valida, kes nende naabriteks ja mängukaaslasteks kunagi kord satuvad. Küll lapsed valivad, kui valida on. Aga enamasti tuleb leppida paratamatult sellega, mis ainult saada on. Olgu see sobiv või mitte, olgu see meeldiv või mitte, olgu eduks või kahjuks. Halb hakkab kergemini külge kui hea. Kes teab, kui palju rikkeid on hakanud lapsele naabrusest külge. Aga kes teab, kas laps ise oma kodus ka ainult head on nakatanud oma ümbrusesse. Paratamatusena kerkib väline miljöö kodu kõrval tähtsamaks teguriks lapse vaimse palge kujundamisel, mille osatähtsust ei tohita milgi juhul alahinnata, eriti veel võõrsil, kus koguneb palju eeldusi lapse eemaldumisest kodust. Süü veeretamine ümbrusele on õlpus, kuid ei puhasta enam lapse hinge sagenevaist plekkidest. Naabrite vastastikune süüdistamine aina suurendab neid plekke ja tekitab lapses kahepaiksuse võltsi. Laps hakkab märkama, et võõrast elle pannakse pahaks seda, mida ise enda juures salaja küll säilitatakse ja sallitakse. Kodus ja väljas laps hakkab kahesugust suhtumist ja kohtlemist jälgima. Hakkab ise kahesuguselt esinema, mõteldes teisiti kui üteldes. See sõnade kahesugune väärtustamine või koguni mõtestamine saab lapse arusaamadelle saatuslikuks sellepärast, et lõtvub ja kergesti ka katkeb otsene seos põhjuste ja järelduste loomulikul lükkimisel ja et süü mõistet hakatakse subjektiivselt värvima või varjutama sellega, et kõiki tegureid ei ütelda enam siiralt välja, vaid osa jäetakse teatud motiivel peitu või isegi moonutatakse erilisse valgustusse, et sellest omakasulikke tulemusi saavutada. Just omakasu motiivel laps hakkab hoomamatult teestlema ja enda süüd varjama, salgama või hoopis teistele veeretama. Enda vabanduseks laps hakkab teisi süüdistama, algul teiste, pärast iseenesegi petteks. Laps siirdub tasapisi kahepaikse suhtumise ja hindamise teele, kahjustades juba teisi selleks, et kasvatada omakasu püüdlikku isekust. Altruismi õite asemelle tungib egoismi umbrohtu lapse hinge. Valge armuingel hakkab mustaks moonduma ja vajaks hoolsat hingeravi. Aga kes märkab õigeaegselt muudatusi lapse hinges ja püüab neid lapsele endale märkamatult ravida. Kui muutlik ümbrus pole alati lapse arengulle kasuks, eriti veel võõrsil, siis üks püsiv kants peaks lapsele ometi olema, mis ei tohiks kunagi talle tulla kahjuks. See on lapse suurim liitlane, ta kodu. Vanasti oli lapsele veel teine suur sõber ja kasvatav paradiis, loodus, mis nüüd kui paljudel lastel linnas võõraks kipub jääma. Loodustunne kasvatas vanasti lapses armastus kõige ümbritseva elu vastu, tähelepanelikkust ning abivalmidust. Looduse rüpes laps kasvas üles otse kui orgaaniline lüli muude loodusnähtuste hulgas, keda ta maast madalast harjus kohtlema kui võrdseid ja respekteerima kui omataolisi. Olgu see lill või lind, olgu loom või putukas. Juba sellepärast maalaps on oma olemuselt demokraatlikum ja humaansem kui linnalaps, kelle suhtumine vabrikumasinasse ei terita õrnuse ja tahtlusega õiglustundluse tundeid.
Lisaks loodus annab inimhinge palju ilumeelt ja rahutunnet, mis tänapäeva linlasel osutab mandumistendentsi. Ka kodutunne peaks süvendama lapses enne kõike armastus ja üksteisesse kiindumust. Kodu peaks sisendama lapsesse püsivat rahu ja rõõmu, aga ka naudingut üksteise aitamisest. Lugupidamine ja austus vanemate vastu peaks otsima lapses väljendust usalduslikus ja hoolitsevas suhtumises, mida läbib sõprust ja koostööd pidevalt tõlgitsev tahe. Pieteeditunde kasvatamine oma kodu vastu on üks olulisemaid eeldusi, et lapsest saaks areneda õnnelik ja elu jaatav enesetunne ja heameel oma vanemate lähedusest. Väärtuslik kodu veetleb oma tujukülluse, vastastikuse respekti, algatusrõõmu ja üksteist aidata tahtmisega, mida jätkub kogu perekonna liitmiseks ühtlaseks, kooskõlastatud tervikuks. Kokkukuuluvustunne ja solidarism demonstreerivad seda vaimsust, mis kuski perekonnas domineerib. Kuid ka kodutunne võib lapsel kaduda, kui vanemail ei jätku küllaldaselt aega lapse jaoks. Laps võõrdub omaenda vanemaist, kui ta neid ainult hommikul ja õhtul näeb ja vaevalt mõne sõna võstelda saab. Kui laps päevad otsa peab oma aega mujal veetma ja teistega tegelema ning koju tuleb peamiselt ainult sööma ja magama, siis laps unustab kodu. Söömisest ja magamisest üksi ei piisa selleks, et kiinduda kodusse ja tunda end lahutamatu osana selles. Et siduda last koduga, selleks on vaja lapse loovat osavõttu kodu sisustamisest, korrastamisest ja uute väärtuste varustamisest, mis asetaksid kodu lapsele aina ihaldatavaimaks ja aina kõrgemale tasemele võrreldes muude kodudega. Kaootiline kodu ei suuda mõjuda lastele veetlevana, selleks on vaja korda ja puhtust, ubasuse ja mugavuse tunnet, ilumeele rahuldamist ja elurõõmu ergutamist. Kodu peab sisendama lastesse seaduspärasuse ja distsipliini tunnet, rahulolu ja julgeoleku tunnet, hea tahtluse ja kokkuhoiu tunnet. Laps õppigu kodus aega loovalt rakendama. Tundku ennast õnnelikuna aidates ja algatades, ärgu lasku ennast vastumeelselt sundidega kasutada. Just oma algatuse rõõm on lapsele sama suureks naudinguks nagu oma pead orienteeruminegi, mida hea kodu lapsesse peaks istutama. Hea laps ei oota käsutamist, vaid on rõõmus, kui temalt midagi palutakse ja pakub ise oma abi. Harjumusis paljastub inimeste kodune kasvatus. Juba palumist, tänamist ja tervitamist on vaja distsiplineerida, ka korralikku riietumist, ihupuhtuse ette hoolitsemist, viisakat söömist ja hoolsat töötegemist on vaja harjutada. Isegi õppimist on vaja õppida. Kes õpetab aga lapsele algelisi harjumusi, kui vanemail endil ei jätku selleks aega või enesevalitsust? Kus kodus pole kindlalt korda, sealt sirguvad ripakad noored, kes enesevalitsuse asemel harrastavad hoolimatust, otsustusvõime asemel eelistavad lohakat räpakust, töötahte asemel valguvad looderdama. Loovalt virgutav kodutunne võidakse niiviisi asendada laostava kraadelikkusega, millele jääb võõraks pieteet ja respekt vanemate kui ka elu reguleerivate normide ja seaduspärasuse vastu. Kodu peab olema lapsele maailmaks omaette, mitte kaoseks, vaid kosmoseks, mille sisemine korra reguleerimisest laps võtab aktiivselt oma panusega osa ja mille välise struktuuri ilmestamist laps aitab kaasa endale harjumuste ja viisakuse kasvatamisega. Sellises osaduses laps harjub oma au ja õnne, edu ja head nime kodus sõltuvaks pidama ja koduga lahutamatult ühendama. Nõnda saab kindla alguse perekonna ja hõimutunne, mis hoidub omaste poole ja areneb ühtekuuluvuselt järjest iseteadvama sugulusuhkuse ning meelekindluse fikseerimiseks.
omased perekondlikus ringis ja sugulased järgmises astmes moodustavad otse kui kindluse, mille hõlma all veedetakse välise ilma, tormid ja tõrjutakse võõra ühiskonna rünnakud. Ilma omaste ringita inimene tunneks end liigüksikuna ja sotsiaalses masinavärgis üsna ebaolulise hammasrattana, kes lapsepõlves peale on immutanud endasse kodust kindlustunnet ja harmooniat. Sel ei ole nii kergesti karta sisemise tasakaalu ega närvirahu kaotamist konfliktides, mida elu üllatuseks võib kuhjata ja mis nõrgemaid võivad nördimuse ja meeleheiteni ruineerida või julmade eksentsidena metsistada.